Tere päevast, lugupeetud vabatahtlikud! Minu nimi on Leonid Bahushi ning mina töötan tuleohutusfirmas Firetech. Täna me räägime sellest, kuidas teie saate osaleda päästetöödel ning milliseid seadmeid te saate selleks kasutada. Päästjate juht võib anda teile korralduse moodustada täitmispunkti. Selleks te võite hargneda autoga hüdrandile, paigutada lahtise veevõtu kohale ujuvpumpa või mootorpumpa või üheks võimalikuks viisiks moodustada täitmispunkti. Te saate kasutada oma põhiauto imiliini, paigaldada seda lahtisele veevõtu kohale. Ning siin oluliseks aspektiks tuleb pidada asjaolu, et tänapäevased kombineeritud joatorud on väga tundlikud võõrkehade suhtes. Seega, mida varem ei olnud nõukogude aegsete autode komplektis, teil tuleb kasutada täiendavalt imesõela korvi. Sellisel juhul te saate tagada piisavat kaitset oma kallile varustusele. Töötavate päästevahendite kaitsmiseks võimalike võõrkehade eest imiliini sõela tuleb täiendavalt varustada imesõela korviga. Kergem on alustada kogu liini kokkupanekut selliselt, et kõigepealt te panete imesõela korvi peale kaitsevõrku ning peale seda hakkate ühendama koos voolikutega. Pöörake tähelepanu, suurema turvalisuse tagamiseks kokku pandud imiliini turvatakse kahe erineva nööriga. Ühe nööri eesmärk on võimaldada peale tulekustustöö operatsiooni lõppu tühjendada imiliini sinna jäänud veest. Selliselt teil on lihtsam imiliini üles tõmmata. Ning teise nööri eesmärk on kanda kogu imiliini raskust. Antud nööri teist otsa kinnitatakse kindla punkti külge, kas auto külge või lähema puu külge. Siin te näete kokku pandud imiliini. Paigaldus on korrektne. Suurema ohutuse tagamiseks oleme täiendavalt kasutanud põhiauto varustuses olevat kepredelit. See aitab meil vältida võõrkehade sattumist imiliini sisse ning täiendavalt peale töö lõpetamist kergendab imiliini väljavõtmist veest. Jätke meelde, korrektne paigaldus näeb ette, et vahemaa imisõela ning veepinna vahel peab olema minimaalselt 30 cm selleks, et välistada õhukeeriste teket. Kui päästetöödel päästetöö juht annab teile korralduse täitmispunkti moodustamiseks, siis pidage meeles, vaikimisi päästetöö juht eeldab, et te teate, kuidas seda tehakse ning ta ootab teilt midagi sarnast. Lahendus sõltub sellest, millist varustust teil on võimalik kasutada täitmispunkti moodustamiseks. Esimesel variandil vaatleme auto paigaldamist lahtise veevõtu kohale imiliiniga. Tähtis on see, et te kasutate kahte voolikut läbimõõduga 77 mm ning vahele asetate harmiku. 40-meetrilise voolikuliini kasutamine võimaldab juurde tulevatel autodel hõlpsasti manööverdada ning välistada liiklussummikute tekkimist veevõtu kohas. Teise variandi puhul, kui teie tehniline võimekus võimaldab teile kasutada samaväärse tootlikkusega ujuvpumpa, siis asetage neid vette, ühendate auto mootorpumpaga ning samamoodi moodustate kahest survevoolikust oleva liini autode täitmiseks.